Mida ma mõtlesin, ma võiks teha, on hinnata selle suve ennustatavaid trende. Kui sa mingi hästi veider trend, siis sa ostad, aga... Ja sul on tõesti, sul on alati mingid veidrused. Sul on nii veidrused, nagu Maria garderoob ei tohi minna. God forbid, ma tahan, et rõivastel oleks iseloomu. Nüüd, apparently, on moes panna oma ilusa käekoti külge üks siuke kole nässu. Nii vara pidi ärkama täna. Väga vara. Esmaspäev on. Esmaspäeva hommik pikk nädal ootab. Aga kui vaata, nädalavahetusel oli raju. Oli või? Kellel oli, kellel mitte. Mul oli ka, ma sain mingi üks õhtu 3 koju ja teine õhtu mingi 12. Okei, nüüd meil on impromptu nädalavahetuse ülikiire recap, sest minul oli ülirahulik. Minul oli ülirahulik nädalavahetus, kusjuures ma käisin isegi spaas. Rott mode läheb väga hästi, ma käisin spaas ja mul oli väga nagu mõnus idee, et ma lähen, ongi Tallinnas spaasse, aga ma sattusin samal ajal spaasse mingi 5 väikese, ma ütleks siukse 8-aastaste poiste hokitiimidega, nagu neid oli mingi 50 väikest poissi spaas. Ja siis nad tegid mingi saltosid, hüppasid üksteisele selga, pritsisid kõiki. Et ühesõnaga ma mõtlesin, et mul oli suht rahulik. Aga ikka oli nii raske ärgata hommikul. Mis kell targasite? 7 on ju. 7:17. Mida ma aja märksin 8, vabandust? Kell 8, wow, Laura, you slept in. I did slept in, aga ma ei saa ikka nagu üles, ma ei magama 12, aga ma ei saa, mu keha vajab 10 tundi, nagu eelmine aasta ma saan aru, ja aga ma magan ainult 6 ja midagi nagu tegelikult nädalas. Väga vähe. Criminal, sest öelge, täiskasvanu elu on see, et sa ei ärka enam 7 ja ma saan aru, et seda vaatavad inimesed ütlevad, Maria, sa oled privilegeeritud ja loll, sa ei käi päris tööl ja ma tean, nagu ma tean inimesi, kes peavad iga päev mingi 6 ärkama. Ma lihtsalt ütlen, et mina ei ole nii ehitatud. Ja järjest enam ju normaliseeritakse seda, et öeldakse, et need kõik 8 tunni uuringud pole fakti kontrollitud, aga et need on meeste peal tehtud ja et naised vajavad 10 tundi. Ega vaata, et jõuab kätte uuesti sügis ja me hakkame uuesti suga 5:30 ärkama jõusaali, bus, another club, another gym. Minul ja Annal on iga sügis. Meile tuleb peale mingisugune... Tuhin on isegi liiga nagu normaalne sõna. See on nagu hullem. Me tegime 5 korda nädalas nagu 1,5 tundi jõusaali trenni nagu heavy lihtsalt. Nagu keha ei taastunud ära. Ja iga sügis. See nüüd suvel meil on nagu keeping it chill ja siis järsku sügisel me kaotame terve mõistuse. Ja siis me olemegi rääkinud, et see sügis me päriselt võtame rahulikult. Ja siin me olime täna kell 9 hommikul full glam. Kõik pidid kell 7 ärkama. Aga teate, mis ma nuhkama ei ole? See on tavaline. Cheers. Igal juhul rannaväljaande tiim on kohad sisse võtnud ja kusjuures täna tõesti terve tiim, mina, Laura ja Anna, meie tavapärane taustajõud, kes täna on ka kaamera ees. Kuidas siis tunne on? No väga hea tunne on, väga tore on olla tagasi. Me võtsime Anna siiast, et alati kui meil on arutelud, siis temaga on nii tore rääkida, tal on head arvamused või nagu ta on alati midagi ägedat öelda vestlusesse, nii et sellepärast ta täna meie kõrval ongi. Ma ei saaks rohkem nõustuda ja meil tõesti nagu on mingid teemad, mis meil kolmekesi võtavad siukse hoo ülesse, et nagu patt oli mitte täna. Aga me oleme lihtsalt 3 erinevat inimest natukene nagu muidu on tavaliselt, et kui ma oleks 3 sarnast, meil oleks kellelgi lisada midagi siia vestlusesse, aga meil kõigil on nii kindlad arvamused ja nagu seisakud, et see on super. Ja olgem ausad, me oleme lihtsalt lobamokad. Meile lihtsalt meeldib rääkida ükskõik, mida sülg suhu toob, aga selle saate raames ja austades minu ajakirjaniku haridust, me hoiame ikkagi ka poole silmaga pilku peal sellel on ju, mis toimub meedias, mis toimub Eestis, mis toimub maailmas. Muidugi. Kui klapib, toome seda ka siia saatesse ja mina endise ajakirjandustudengina, nagu ma juba 2 korda olen maininud. Oota, kas õppisid ajakirjandust? Ja tõesti, kui sa veel ei kuulnud, ma tõesti õppisin ajakirjandust. Oota, mis kirjandust? Ja ajakirjandust. Oota, ei olnud inglise filosoofiline kirjandus juhuslikult.
mina ikka vahel scrollan ka nendes portaalides ja paar päeva tagasi nägin siis mina sellist huvitavat uudist, kus üks meie Riigikogu liige võttis sõna, kirjutas lausa kaebekirja selle kohta, kuidas noorte inimeste riietumine parlamendihoonet külastades ei ole sobilik. Ja ma tsiteerin, näiteks kantakse sageli dresse, lühikesi pükse, tosse ja muid sportlikke rõivaid Riigikogu ühiskülastustel. Minu meelest eriti naljakas selle artikli juures on pildi allkiri, et on nagu foto, kus Varro Vooglaid on hästi kurja näoga mees ja siis alla oli kirjutatud pildi allkirjas, et etiketi majakas. Rahvasaadik Varro Vooglaid teab, kuidas viisakalt riietuda ja käituda. Ta ootab samasugust suhtumist ka teistelt. Ta on suited up. Ja selles artikli pildis on ta küll nagu väga korralik ja see pani mind mõtlema, et kas te käisite nendel koolivisiitidel Riigikogus ja kas te mäletate, mis teil seljas oli? Ja, ma ka. Tõepoolest. Mina mäletan sellepärast, et ma sain, kui seal oli minust turvakontroll on ju. Siis kui ma seal olin, siis keegi ütles mulle, ma olin väga väike, mul oli seelik taskutega ja keegi tegi komplimendi, et sul on nii äge seelik taskutega. Keegi Riigikogus tegi sulle komplimendi. Ei unista edasi, mingi sõber mul. Ja siis nagu ma mäletan, Varro Vooglaid isiklikult tegi sulle komplimendi. Ja ta tuli ja rääkis mulle, et sul on nii ilus taskutega seelik väike tütarlaps, muidugi mitte. Nii et sellepärast ma mäletan, mis mul oli, aga muidugi meil oli ju koolivorm Mariaga, ehk oligi valged riiksärk ja lipsuka ja siis see seelik, mis nagu slay. Slay. Mul olid mingid viisakamad ümberpüksid, sest et me käisime vist 9. klassis, mis oli nüüd 100 sajandit tagasi. Aga siis oli vaata see, et sa kandsid kas, mäletate neid retuuse, mustad retuusid lukud olid siin või? Kas siuke lukk või siis sul olid ümber teksad. Seppala mingid püksid. Aga mul olid nagu teksad, mis olid nagu borderline, siuksed viisakad püksid ja siis mul oli üks siuke roosa ma ei teagi, mis mingi 3/4 lõikega. Hea 3/4 varuga. No ma riietusin 9. klassis nagu vanaema, nagu Pilti pole. Mitte praegu, ma näitan. Ma hiljem näitan, mul on mälestusi. Kui suures sa mainisid ja Laura, et meil oli koolivorm, kuigi Rocca al Mare koolis see oli sümboolne. Teil ju polnud on ju koolivormi? Meil kunstigümnaasiumis polnud koolivormi, Vestolmis oli pidulik koolivorm, ehk siis vist sama, siis nagu teil, aga et kui on mingid aktused, mingid esinemised. Kas võime korraks sinna koolivormi teemasse laskuda või? Ja ma just tahtsingi sinna laskuda selle mõttega, et nagu ma tean, et ma ei saanud päris stressides sinna Riigikokku minna, sellepärast, kuigi jumal teab, et ma oleks läinud. Tegelikult mitte nali, aga koolivorm oli meil koolis nagu pigem sümboolne, selles mõttes, et öeldi, et on koolivorm, aga sa ei ostnud, nagu sa ei ostnud koolis seda, sa lihtsalt shoppasid ikka Saaras ja ostsid lihtsalt. Musta värvist, et sellega sa said nagu läbi seal. Ja ma mäletan, et oligi minu meelest see, et me kandsime koolivormi. Too hetk ma olin ülipahane juba veel lapsest saati, et nagu miks ma pean seda kandma. Aga nüüd ma arvan, et sellepärast mul on mugav olla viisakates riietes. Ma käisin peaaegu iga nädalapäev ilusti riides, nagu viigipüksid olid ju meil mustad. Ja see ongi nagu selline rammi nagu kuidagi ma ei varnudki, ja see on naljakas, nagu nüüd, kui räägid mõne inimesega, kes on ka rambist, siis tihti peale tuleb nagu teemaks see, et koolivorm, aga sellest asi, mis kandub Rocca al Mare koolivormist päris ellu, on see, et sul on kõik kapis süsimust. Sest see oli nagu, see värv oli see, et siis me näeme kõik ühesugused välja. Ja, aga selle ühesuguse välja nägemisega meeldiski mulle, et kui me käisime väljas teatrites või kuskil nagu ekskursioonidel, me tõesti nägime head välja, kõigil oli sama lips, sama toonid, valged särgid, et ma sain aru, kus nagu kool tuli ja nagu pärast, mida vanemaks ma sain, seda rohkem ma nagu hindasin seda, et see oli tõesti ilus ja kui me nägime kõik täpselt samasugused välja, siis keegi nagu, eriti see võrdsuse teema ka, seda oli meil arutati väga palju. Ja mina kusjuures, ongi nagu ma ütlesin, kunstigümnaasiumis polnud koolivormi ja ma väiksena reaalselt arvasin, et teised koolid, nagu et neil on koolis eraldi ruum, kus sa lähed ja ostad koolivormi. Et sa nagu lähed ja sa valid, sa lähed, ütled oma suuruse. Ma vist nägin seda Potsata multikast, et nagu seal oli niimoodi, siis ma ei nagu mingi wow, et... No meil põhimõtteliselt meil olid koolivormilaadad. Alati augustis oli see ikooniline koolivormilaat ja siis nagu oli terve aula, sest tegelikult seal oli ametlik koolivorm ka, lihtsalt nagu lubati kanda ka mitte logodega. See mõte on ikkagi see, et ongi, et sa ei saaks tulla dressides. Kapuutsi polnud lubatud ja ka. Kapuuts ja dress ja nagu koolis või? Koolis ja. Iga päev. Meil oli see, et meil vist nagu alumine osa dress ei tohtinud olla, kui sul oli nagu pusa, mis oli dressi moodi,
kanna, kui sa soovid. Aga vot ma mäletan, et kui olid väljasõidud teatrisse või midagi, siis tuli 7 meili, teeks saade ka ei tule, normaalsed riided selga, õpetaja veel enne ka vaatas kõik, no nii, joon lauaga, mis sul siin on, vaata. Aga no samas mõistlik ka, et kui muidu nagu inimesed käivad dressipluusidega, ma mäletan, et noh, see mingitel poistel oli see dressipluus 7 päeva seljas, vaata. Siis teatrisse sellega nagu... Sa tead, et see dressipluus pole pesumasinas käinud. Aga tegelikult... Sa näed varukates, sa näed, vaata, igalt poolt mujalt, vaata, lukk on ju roostet. Aga ma tean, et meie kool kohanes ka, et meil nüüd tulid need nagu dressipluusid, aga ilma kapuutsita juba koolivormi, vaata, sest need noored lihtsalt nagu see crewneck või? Meil see kapuutsi keeld oli süke sümboolne, et kui sa sattusid ühe õpetaja juurde. No siis... Ei, kooli peal sa peitsid ennast nagu... Ja, selle ühe õpetaja eest. Ja, aga üldiselt oli tegelikult okei. Et see oli see põhimõte. Aga mis sõttu nagu, mis siis, kui kas... Tules uudise juurde tagasi. Uudise juurde, et kas siis mõned koolid neil, nagu nad väljas käivad, ei pea kandma viisakaid riideid siis, jah? No ma eeldan, jaa. Ma lugesin, seal oli nagu juttu ka mitte ainult rõivastest, vaid käitumisest. Et ta ütles, et umbes, et lapsed mingi hängivad koridorides, istuvad maas, jalad välja sirjutatud tee peale. No siuke vahetunni tiks, aga Riigikogus. See on suht no see tundub imelik. Nagu ma ei julgeks. Nad näevad TikTokis Riigikogu ja nad naeravad selle üle. No jah, me teame ju, mis inimesed siin ka sotsiaalmeediat teevad, on ju. Kommentaariumis oli ja palju diskussiooni selle üle. Lugesid? Jaa, selle uudise kommentaariumi. Oli häid asju või? Ei, no pigem oli nagu see, et kui, no ala, et kui need riigikogulased ise ei võta tõsiselt ja tralli korraldavad, et kuidas peaks noored nagu austama. Tõsi, aga noh, selles mõttes. Ütleme, olles inimene, kes ja meist 3, mina olen see, kes tuleb võimalusel functionile dressides. Nii. Et isegi mina nagu... Mis sul täna seljas on? Seostan, mul on täna trenniriidad seljas. Kas sa läheksid nii Riigikokku? Kindlasti mitte. See ongi minu mõte, et minu jaoks ikkagi Riigikogu on midagi nagu selles kontekstis Riigikogu. Püha. See on ikkagi püha. Mis siis, kui sa treffad kedagi tähtsat? Jaa. See on su elu võimalus bitching. Üliväike side story. Kuna meil ei ole poliitika teemalist episoodi praegu plaanis, siis ma pean siin episoodis rääkima, Laura teab seda, kuidas ma olen 2 korral näinud Tanel Kiike tänaval ja ma iga kord tervitan teda. Ükskord olin mina ka ja see lugu nagu... Ei, me olime koos, me olime 3 Me olime 3 ja siis nagu Tanel hakkab, ma võtan su loo üle. Tanel hakkab intervjuud nagu keset Kadrioru tänavat ja me kõnnime 3 mööda ja selle asemel, et esmalt mitte otsa vaadata, et inimene on närvis, võib-olla ta närveerib, hakkab vahet pole, mis on, ta lihtsalt keskendub oma asjale. Me Annaga lihtsalt vaatame otsa ja kõnnime tänavalt edasi ja Maria pöörab Taneli poole. Tere! Ei, aga ma pean siinkohal ütlema, minu meelest Tanel vaatas Mariale otsa enne suht pikalt. Et ta vaatas sest nagu... ma jõlitasin teda. Ei no, Maria jõlitas. Ja siis Maria oli nagu tere. Ja mis siis oli? Ja siis ta oli lihtsalt... Aga siis ma ei teadnudki, kas Tanel ütleb Mariale tere või Maria ütleb Tanelile tere. Aga ta ei öelnud tere vastu. Ta ei öelnud ja see oli väga ebaviisakas. See oli nii huvitav. Jällegi, mitte et minna, mitte et nagu to come for Tanel Kiik, aga lihtsalt ma nagu eeldaks, et poliitikuna vaata, kui keegi, ma olingi mingi, ta on meie rahva esindaja. Ta siis ei ütle tere vastu. See on nagu koolis pead õpetajatele tere ütlema, nagu ma mäletan gümnaasiumis pidid kõigile tere ütlema. Ja rääkides Tanelist, siis ma tean, mis ta coffee order on. Ta tellib cappuccinot kaerapiimaga. Kaerapiimaga, okei, Tanel. See oli tegelikult ammu. Lihtsalt ekspoosime Tanel teab, mis kohvi juua. Ja ma tean enam, kus ta elab ka, aga ma ei hakka ütlema. Okei, kõik. Selle eest, et sa ei öelnud tere. Kõik on laivis, kõik kaardid on laual. Järgmine kord, kui te näete Maria tänava peal, öelge tere. Öelge tere. Teie aadress on meie podcastis. Teie kohvitellimus on meie podcastis nagu hoidke silmad ja kõrvad. Tuleb eksposeer Anna väljaandes muidu. Aga jätame Taneli praeguks rahule, aga liigume edasi selle juurde, et mis on sobilik või sobimatu. Et minu meelest selle nagu tooniga võiks lausa jätkata. Täpsemalt on suvi põhimõtteliselt käes on ju ja nagu iga uue aastaajaga võib leida internetis tohutul hulgal artikleid, TikTokke ja muud, mis kõik ütlevad, mida peaks sellel aastajal ostma. Jälle midagi kappi ostma, mida selga, jalga panema, kätte võtma ja nii edasi. Ehk põhimõtteliselt, mida ma mõtlesin, ma võiks teha, on hinnata selle suve ennustatavaid trende. Lauraga kunagi tegime midagi sarnast ja inimestele väga meeldis. Super. Inimestele väga meeldis ja ütleme nii, ma kahtlen, kas siit midagi nagu Riigikokku minekuks sobib. Seda ma võin kohe öelda, et Riigikogu külastuseks siit inspiratsiooni ei leia. Kahju. Vooglaid, sa võid vabalt panna selle kinni.
küll aga me võiks nagu vaadata selle pilgu alt, et kas Eestis tänaval sa saad sellega nagu räpase pilgu või mitte, et kas ta nagu, kas ta nagu sobib, kas ta on kantav, sa saad Eestis ka sellise outfitiga räpase pilgu. Tõsi, aga no jätame kõrvale need kibestunud eestlased, kes sind alati imelikult vaatavad. Et lihtsalt üldine et kas see on nagu, no sest seda niikuinii kõik teavad, on ju, et igasuguste nagu crazy'de trendidega ei tasu minna kaasa ja üldiselt nagu me vist kõik oleme laias laastus seda meelt, et me nagu iga trendi peale ei jookse, me üritame hinnata, kas see jääb kappi pikaks ajaks, Laura, sa võib-olla oled nagu rohkem trendidega kaasa minev, et sa oled nagu pigem see, kes võib-olla ostaks, ma ütleks, et Anna, sina oled kõige vähem see, kes ostab uut trendi. Ma arvan küll, nagu selles mõttes riiete osas kindlasti. Mingid ilutooted. Tooge siia. Ja mina olen täpselt kuskil vahepeal. Et mul on tunne, et sa oled vahepeal sellepärast, et kui sa mingi hästi veider trend, siis sa ostad, aga ja sul on tõesti, sul on alati mingid veidrased. Sul on nii veidrased, nagu Maria garderoob ei tohi minna. Ei, kui Maria ütleb, et ma käisin poes. Siis on see, kas tuleb kõige parem asi või sa oled nagu, ta alati ütleb, et mul on visioon, las ma seletan teile. Ja tuleb mingi poolik varukas, teil polegi varukat, mingi viltune kolmnurgane ühe tossuga tuleb. God forbid. Kas sa näed mu visiooni? Ei. God forbid, ma tahan, et rõivastel oleks iseloomu. God forbid, mul on iseloom. Aga vaata, see teebki meist head diskussioonipartnerid. Meil on väga erinev vaatepunkt kõigil. Meil on, ja teate, kuidas eristatakse inimesi, et kes millal uuendustega kaasa läheb. Et on nagu need early adapters, kes võtavad hästi varakult uuendusi vastu ja on need, kes on hästi konservatiivsed. Et kui sealt selle järgi panna järjestusse, Laura on early adapter, mina olen siuke keskmine ja siis Anna on seal pigem tagapool. Ma mudin suunda, mis ma oskan öelda. Jaa, aga see ongi, ma arvan, see teeb meist head diskussioonikaaslased. Nii et ma ütlen, et hüppame sisse. Palun. Aga palun, jah. Hüppame sisse, kes meid kuulavad heliga. Me üritame anda endast parima, et teile selgitada neid asju, mida me hindame, aga teil on alati võimalus tulla YouTube'i, kus te ka koos meiega näete neid asju. Esimeseks trendiks on siis, ja kui ma vaid leiaks oma nupu ülesse, on siis kapriipüksid. Slay. Kuidas öelda eesti keeles? Järgmine. Kuidas öelda eesti keeles kapriipüksid? Ma pole... Kolmveerand püks. Ülepõlvepüksid sit saa vist kunagi. Eiga ülepõlvepüksid, ma arvaks, vaata ülepõlve saapad on nagu teistpidi ülepõlve. No kolmveerand püks kõlab nagu... Kuid sääred on ära lõigatud, sorry. Ilma sääreta püks. Ilma sääreta püks ja ma panin siia 3 näidet, et üks on siuke veits nagu viigipüksi materjal, neutraalne üks värv, no siis on nagu teksa varianti ja siis ma leidsin ühe minu hinnangul kohutava paari siuke pitsist läbipaistev 3/4 retuus peaaegu. Ja nagu juba mikker minul on, siis mina ütleks nende kohta slay, aga oleneb väga milline. Et praegu vist kõige rohkem moes on siuke viigipüksi materjalist või siuke suvine variant sellest. Et isegi kui ma Pinterestis vaatasin, päris palju stiliseeriti neid kontsade ja pidulikuma bluusiga, et siuke pidulikum variant mulle meeldib ja kindlasti nad peavad sealt sääre juurest olema natuke laiad. Vaat siukest 3/4 retuusi nalja, vaata, kus on nagu ühte värvi retuus ja siis seal sääre peal on siuke pits. Vaat seda ma näha ei taha. See on minu meelest hirjes. See on... Vaata, ma räägin siia ühe loo. Mina käisin kunagi kergejõustikus ja seal olid väga moodsad retuusid, mis olid üle põlve, 3/4 on ju. Ja mul olid siuksed toidki mustad retuusid ja külgedel olid neoonroosad adidased riibud. Wow. Ja miks ma nende kandmise lõpetasin 16-aastaselt oli sellepärast, et Maria ja Paula ütlesid juhuslikult, et need on kõige rõvedamad asjad, mida nad on elus näinud. Ja siis ma ütlesin neile, et issand, jaa muidugi, endal olid kapis ja olin eelmine päev trennis kandnud. Aga minu meelest, selles osas, ma nõustun, need on lahedad. Kas need sobiksid mulle? Kindlasti mitte. Kas need sobiksid Mariale või Laurale? Kindlasti sobiksid. See on ülihea point, sa pead hindama, on ju. Sa pead, sellepärast, et minu meelest ongi, vaata, kõik pildid siin ka, kõik on, teie body type. Ma näeks nagu vaal välja. Ma näeks välja nagu ma oleks paks merinitsi. Sa ei näeks vaal välja. Aga ma isegi ei tahaks neid jalga panna, sest ma tean, et minu säär on nii pikk, et see on veel nagu üks minipulk seal ja mu jalalaba on ka pikk, sest mul on suur jalanumber. Ehk siis see on igatepidi nagu lihtsalt
kole minu peal, nii et seda ma näeks seda keskmis neid, nagu mul on, oota, ärge. Kellel nüüd visioon on? Let me tell you something. Let me not. Mul on actual, ma hakkasin ütlema, mul on actual visuaal, aga mul on visioon, kuidas neid nagu ma ei kannaks üldse neid esiteks, aga neid ma ei kannaks neid ühtegi nendest crop topiga. Sest et see ei kannaks, ma ütlesin. Ei kannaks crop topiga. No ma räägin, aga see visioon juba mu peas. Sa kannaks nagu tuunikaga siis või? tuunikaga. Siis me oleme full 2010 või 2000. Ma ikka vaata, siis mul on nagu 100 seda ülisuurt käevõlu, mis kõik kolisevad, kui ma liigun. Ja ei, tegelikult mul ei ole tegelikult ikkagi, ma sain ise ka poole pealt aru, et kui see lõpeb, siis ma pärast aga lubage, et ei mõista mind hukka, kui ma võib-olla nagu selle kõige vasakpoolsema variandiga järgmine kord salvestama tulen. Nagu teksad, väike crop top. Lihtsalt teksad, nad võiks nagu alt, ma ei kujutagi ette. Alt laienevad sealt. Laiad, ma ei tea. Paksud põlved. Ma ei tea. Ütleme, see on suht eksperimentaalne. Aga see on üks nendest trendidest, millega mina võib-olla, nagu ma proovin hüpata peale. Nagu kui ma poes näen, ma proovin jalga. Aga siis ma alles hindan, et kas see konkreetne paar sobib või mitte. Sul on kindlalt ei või? Nagu mitte kuidagi moodi. Okei, mitte early adapter. Ei, nagu need lihtsalt ma ei suuda. Pikapüksid on palju ilusamad või siis te lühikesed. Või need nagu shorts öeldakse. Oi ei. Pikad lühkarid või? Ei. Need on mul, vaata, mis ma andsin sulle reisile kaasa ka. Need mingi ägeda pushaga. Ei. Okei, aga see paar, mis sinul on veel lühemad. Vaata, need jortsid või ma ei tea, mis on jorts on midagi need muud. On lihtsalt hästi laiad põlvedeni, mis mehed kannavad. Täpselt põlve üleval lõikavad ära. Minu meelest see, kui püks lõikab, ütleme teksapüks, põlve üleval ära, on oluliselt koledam kui see capri, mis tuleb sul põlve alla. Et see näeb nagu kuidagi tahtlikum. Kui te näete mind kunagi capri pükstega, see tähendab, et ma olen pantvang kuskil. Okay, ja kui te mind näete nende jortsidega või mingi sükastega, siis ma olen pantvang. Aga vaata, see on jälle see, kõik sõltub kehakujust. Sest et ma näeks välja nende lühikeste pükstega nagu aednik. Teile jälle sobivad. Sul on alati nii head nagu need sõnad, millega sa kirjeldaksid miukese välja sest et vaata, minu point on see, ma oleks ka early adapter, kui mulle sobiks asjad. Aga mulle ei sobi. Sulle sobivad, anna neile võimalus. Järgmine kord sa näed, millega ma tulen. Okei, püksid tekitavad palju diskussiooni, aga nüüd liigume edasi jalanõu juurde, mis võib öelda, et seal ei loe nii palju su kehaehitus, et jalanõu on natuke universaalsem. Meil on järgmisena varbavaheplätud ja täpsemalt siis siuksed ilusamad versioonid, et peetakse nagu tulevaks trendiks seda varbavaheplätu niikuinii, aga stiliseerituna viisakate riietega, näiteks viigipüksiga või sellist sorti plätu, millel on väike konts all, et ta on nagu pidulik varbavaheplätu. See on see, millest me siin räägime. Pinterestis kõik need stiliseerimised, mis ma nägin, olidki nagu pigem viisakate riietega, et rand kolib linna. Mis me sellest arvame? Ma võin alustada seekord. Ta jagas Sex and the City vibe. Mulle meeldib. Ise ma ei paneks mitte kunagi neid jalga. Kitten hiilidega on mul trauma. Sul peab olema väike jalanumber selleks. Nagu palun öelge, et ma nagu see nii on, see peab olema väike jalanumber. See parempoolne pilt väga ilus, full must, siidiseelik, nuinju, aga ma ei suuda varbaid vaadata. Ja no me Laura sinuga oma 43 000 suurus jalanumbriga me ei saaks. Kuigi mu jalad jõuavad enne ruumi kui mina. Nagu tänavarbad astuvad üle. Mul võib olla klouni veik, aga inimesed ei pane tähele, sest nad vaatavad mu jalgu. Nad vaatavad jalgu ja siis nad ütlevad kloun. Jaa. Igas formaadis varbavaheplätu on ei või? Sest ütleme, ja see, mis me siin näeme, kontsaga variant on väga trendikas. Kontsaga varianti ma ei osaleks. No esiteks, sest nii konts minu jaoks on ebapraktiline, aga nagu võta siis juba ükskõik milline muu konts. Et minu meelest klassikaline konts näeb parem välja. Kui rääkida tavalise varbavaheplätu kandmisest nagu niimoodi casual stiilis, see nagu on äge, mina jällegi hindan praktilist aspekti, kui ma võrdlen seda Birkenstockiga, mis ka oli suur trend, aga näiteks mina ostsin trendi ajal ja minu jaoks nad on väga ajatu paar jalanõusi, siis mina eelistan ilma varbavaheta plätud sükest sandaali stiilis võib-olla isegi. Sandaali. Sellepärast lihtsalt, et praktilisus. Et sellepärast veel mina ütlema ei. No Tais vaata, käisime. Mina käisin. Mul olid need vastikud Birkenstockid, mis ma ei tea,
mis nendega juhtus, nad läksid ju nii kõvaks ühesõnaga ma ei saa neid kanda. Need olid nii ebamugavad. See on nagu jäigastusid need plätud. Aga oli niimoodi. Ja siis ma pidin ostma mingid suvalised varbavaeplätud, need olid kõige mugavamad varbavaeplätud üldse. Suvalised kuskil nurga pealt ostetud. Ja need olid duup. Kas te mäletate, mis minu varbavaeplätudega Tainis jõudus? Mind ei olnud. Ei, aga ta saatis pildi. Nad tulid mõlemad need varbavahed ära. Insert pilt siia. Siis ta olid lihtsalt varbaplätud. Otsin pärast, aga ja ma sain vanaisalt. Vanaisa kogu aeg leiab kappidest mingeid meie vanu asju ja need olid kunagi mingi kuskilt Türgist saadud kuldsed liblikatega plätud ja ma vaatasin, kui ilus, et ma võtan need reisile kaasa. Ja siis olin neid terve reis kandnud üli chill ja see päev, kui me vahetame hotelli, istume mingi tuk-tukis. Me tulime haiglast, ülihalb on olla, ülihigine haisen, 10 kotti. Ja see hetk ma astun tuk-tukist välja ja lihtsalt ja mõlemad plätud tuleb see varbavahe ära. Liiblikad on lennus. Ja nendega ei saanud kõndida. Ja vaat ma räägin, mitte kunagi ei juhtuks seda Birkenstockiga. Kui nad just ei jäigastu. Kui need just ei jäigastu, aga ka siis, vähemalt sa saad kõndida nendega. Mina olen nende poolt, mulle väga meeldib, need on hästi nunjud ja naiselikud, kui sa kõndid nendega ringi. Tõsi. Aga ma olen sisimas võib-olla siis mehelik lihtsalt. Jaa, mina ka nende pool, ma ei suuda. Nende pool. Ma nõustun, ma tulen selle juurde tagasi, mis sa ütlesid, et vahet pole mis muu konts. Mina armastan kontsa, aga las siis pigem olla lihtsalt varbad väljas, et ei ole seda varba vahe. Et las olla lihtsalt nagu konts. Jaa, lihtsalt konts. Aga kui Carrie Bradshaw nendega tuleb. Aga Carrie ei kannnud kunagi siukseid. Sa mõtlesid välja selle asja, et see on Sex and the City. Lihtsalt vaata varbad väljas kontsad. Tal olid manoolad. Manoolad, ja. Selge, edasi. Selge, liigume edasi, jaa. Järgmisena on meil selline materjal nagu eesti keeles on vist tüll ehk põhimõtteliselt nagu mesh. Ma tõin nüüd siia mitu varianti. Paremal pool te näete 2 varianti, kuidas siis seda esitleti moeshowdel. Et teadagi trendid tulenevad sellest on ju, mida disainerid oma nagu moeshowdel kasutavad ja ma ütleks, et need ei ole väga nagu igapäevaselt kantavad outfitid, aga Vogue ennustas, et see materjal tüll tuleb tagasi. Maria loeb Vogue'i. Kõik, see oli esimene viimane kord, ma Vogue'i lugesin selle episoodi prepiks. Kõik, mis mina oskan selle trendi kohta öelda, on see, et ütle mulle, et see materjal ei haise. Oh my god, ei, mul on üks lugu. Ma ostsin sinu järgi ühe Zara topi, vaata see süke rohekas T-särg, mis on. Ja. Miks reaalselt ma kandsin seda 1 minuti ja mind oleks võinud panna sinna metsigade puuri looma. Mul on see täpselt samasugune must veel pika varrukatega, aga see on selline materjal, et nagu kui sa paned deodorandi, siis ta jääb ikka, kuna ta on su keha lähedal, ta jääb ikka su naha külge. Ehk ta ei ole nagu parim materjal, aga ta on nii ilus. Ta on ilus. Aga mitte ükski välimus ei trumpa üle seda, kui ma pean muretsema, et ma haisen. Ma nõustun. Ja vaata, ma ei ole kuulnud ühtegi inimest, kes väidaks mulle vastupidist. Ja sellepärast on minu jaoks see trend ei. Ja ka sellepärast, et seda ei ole mugav kanda. Mul on ka siuke pika varukaga mesh blues. Ja see ei ole ilus. Isegi see parempoolne variant, kus on nagu pintsak, aga pintsaku pealmine kiht on nagu läbi. No see tundub nagu vihmakeep. Minu mõelest see ei näe nagu tüdrukud. Ilus välja. Ma ei nõustu teiega. Mulle nii meeldib see. Mulle nii meeldib vasakpoolne ja ma kannangi. Ma olen kannud neid toppe ka, need on tegelikult mugavad. Aga sa ei higista, see ongi see asi. Vaata, Laura tõesti, sul ei ole neid higinäärmeid. Ma ei ole kunagi näinud sind higistamas. Seda ei näegi eriti, seda tunnetada. Usu mind näeb. Meil Mariaga näeb. Ei, no ma higistan. Aga ma ei käi trennis selle särgiga. Show me proof. Lõpetage ära. Ma olen liiga mugavaks läinud oma higistamisega. Minu nagu elumissioon on normaliseerida higistamist. Absoluutselt. Sest nagu mul on nii palju naistega see vestlus olnud ja kõigile nii happy ja ma olen nagu guys, it's normal. Ma ei tea, miks ma ei higista äkki. Sa tõesti ei higista ja vaata, see on nii kadestusväärne. Oota, millalgi sa rääksid, et sa käid mingi 76 korda saunas ka nädalas. Jaa, ma käin nädalas. Mäletad, ühesõnaga rääkisid. Äkki seal ma kõik higistan välja. Ja see oli teooria, et kas sa higistad välja. Võib-olla peab hakkama proovima. Aga need topid on väga ilusad. Mulle nii meeldib, kui sa lähed välja klubisse või kuskile, siis see must top on super, sa natukene näed nagu mingid nahka, aga samas see on ikkagi kaetud, see on stiilne, mingid ehted ja see parempoolne blazer on lihtsalt vinge. Nagu mulle meeldib, kui midagi uut on moes.
lihtsalt vinge. Vinge, jah. Üldjoontes äge moeshow, ebapraktiline päriselus, aga Laurale meeldib. Jah. Okei, liigume edasi. Meil on siuke nähtus nimega Sneakerina, mis peaks eesti keeles olema kombinatsioon tossust ja balleriinast. Et siin on üks näide konkreetselt ketsist, mis näeb välja nagu balletitantsija jalanõu, aga siis see laiem mõte on see, et ta on nagu vastupidine trend sellele ülimaksimalistlikule dad shoe stiilile. Anna reaalselt lämbub ära kohe naerust. Et ta on nagu hästi naiseliku lõikega kitsas kets. Sa oleks pidanud panema sinna Miu omad. Ma tean, need tulevad. Oota, me jõuame sinna. Need on ülinuinud, ma isegi kursakal on need ja nagu ma alati, vaata need alumised mulle täiega meeldivad tegelikult. Need on nagu sellised bowlingu nagu mingi bowlingu jalanõu, aga tee nunnuks. Mulle nii meeldib sinised teksad valge särklavid. Ülemised on nagu kuradi ma jänesed, nagu ma ei saa aru. Laura, kas sa kujutad ette jälle nagu jalanõu number 43? Ära lihtsalt mu säärt vaata. Ei, aga nagu see reaalselt näebki nagu vaata multikatast ja klooni. Aga ei, vaata seda mõtlesin mina ka, aga minu meelest see klooni nagu suure jalanumbriga naistel näevad just need oversized tossud nii suured välja. Kuigi ma olen kuulnud, et mõned valivadki oversized tossud, et siis tundub, et jalad on meelega suured, mitte et jalanumber on suur. Ja sul on korras. Kapriipüksid ja see. Ja siis oota, et keegi tuleb, teeb sust täispikkuses pildi. Aga nende jalanõude puhul mina otsisin alati nagu nii õhukesed allaga jalanud kui võimalik. Ma ei taha olla pikem kui praegu, on ju. Okay. Ma olen seda asfaldiga üks. Ma olen nagu, seal ei ole taldagi, ma olen asfaldiga üks, nagu ma olen paljajalu peaaegu. Väga hea. Mina olen ka pigem poolt, ilmselgelt mitte see päris balleriini variant, aga minu jaoks idee sellest, et me nüüd taastume kogu sellest dad shoe üli oversized ketsist, mulle meeldib. No ütleme tegelikult, ega need sambad ja need on suht nagu sarnase lõikega, et siuksed nagu veits minimalistlikum kets ja minu jaoks see nagu ajatum kui üli suur platvorm. Te mõtlete siin neid Balenciaga nagu neid mingid suuri New Balance'id ka need nagu oversized variandid. Okei, nagu siuke jooksutossu stiilis rohkem mingid asjad. Okay. No jah, ei ma nõustun, aga ma võib-olla ka pigem eelistaks siis midagi nagu siukest, kui mul on see, et mina ei saa ilma nagu tallata asjadega väga käia. Mul hakkab reast jalg kukub otsast ära. Nagu ma arvan, et sellepärast mul lümfiturse ongi. Ma arvan ka. Aga ma ütlen ausalt, ega need jube praktilist ei ole, ega mugav vist ei ole kõndida nendega. Aga mina lihtsalt, miks ma hakkasin enne naerma, on see, et ma vaatasin neid ülemisi ja ma ei nagu, oh my god, et sa paned need jalga, sa lähed peole, siis teed kõigi ees step-tantsu. Vaata, seal on isegi selline tald või nagu kanna. No ja seal on väike konts. See klõbiseb kindlalt. Ja kui see pole piisav, no oh my god, siis ma leidsin ühe konkreetse jalanõu. Oh my god. Ja ma pean rääkima taustalugu. Taustalugu on see, et üks minu lemmik YouTuber, keda ma olen vaadanud sellest saati, kui ma olin 13. Hiljuti soetas järgneva jalanõu, mida te kohe näete. Ja terve TikTok põhimõtteliselt nagu heitis seda ja oli mingi appi, et sul on nagu rich goggles on, et sa oled nagu nii rikas, et sa ostad absurdseid asju. Aga talle see meeldis, tal oli visioon. Ja vaata, te ütlesite enne, et kui mina olen trendiga kaasa, ma olen kõige imelikuma trendiga kaasa. Ja ma saan aru, miks, nagu mul oli täpselt sama visioon, mis sellel YouTuberil oli ja need jalanõud, millest ma räägin. No nii. Ma ei julge teile näita. On sellised, mis on ketssussid. Vaata, ketsina ta mulle meeldib, kui ta oleks nüüd full kets, nunju. Aga spetsiifika ongi see, et see on ketssuss. Ei, aga miks ma näen reaalselt sul neid kapis? Nagu? Ma räägin, see on kets, millel pole kanda. Kas ta on praktiline? Ei. Aga kas ma tahan seda oma kappi? Jaa, kohe praegu. Ja sellest tehakse ketsi varianti. Nagu sa saad olla normaalne ja osta ketsi. Ja see on ju see 530. Aga see ketsi suss on ju nii äge. Krikets. Nagu see lihtsalt näeb välja, nagu sa oleks läinud ta prügikastist kodutuna. Ja nagu miks ta mingi sita värvi peab olema? Ega see ma leidsin ainult ühe pildi. Tal olid teist värvi või? Ei. Tal olid samad, aga need päris elus ei näinud nagu nii sitasad välja kuidagi. Minu meelest see on nagu äge. Vaata, siin on iseloom. See on äge. Millega sa kannaks ja ma just tahtsin sama küsida. Ükskõik millega. Praegu panen jalga kas või? Oh my god. Nagu okei, selle outfitiga veel, kõik muu ära ole mu sõber, palun. Teksaga.
teksa ja Ei. pusa. Ei. Minu meelest see on nagu, kas just chic saab öelda, aga minu meelest see nagu, see tekitab vestlust. See tekitab vestlust, et paps, kas sa saaksid minna, palun ära parandada mul taas selle lambi. Aga see on, see on see vibe, mis mulle nagu meeldiks. Vot see on näide sellest, et mulle meeldivad kõik imelikumad trendid. Kas ma võin siin öelda, need maksavad props mingi 1000 eurot ka? Ma arvan rohkem. Ta on väga kallis. Miu on väga kallis. Kohe vaatame huvi pärast. How much are Miu New Balance slipper shoes sneakers? Okay. Vaata, et sa 1700. 1700 eurot. Aga seal on mingi hele versioon, cute. No sul on ju sarnased. Hele versioon. Nike'id. Palju see on 920? Okei, need alla 1000. Kuule, I might cop. You might not. Nali, ma ei maksaks kunagi nii palju. Rott-mood, aga vaata, see on ju äge. Ei. Mitte just äge. Minu meelest see on nagu kõige lahedam jalanu, mis ma olen näinud. Ja I'll die on that hill. Nende nimed on mules. Okei, ühesõnaga, et konsensus nendele sneakerinadele ja ketsisussidele on teive. Jaa, ei. No sul oli hea ju. Minul on jaa. Minul on kindlalt ei, hea. Ei, aga ma tean, et enamik inimesed nõustuvad pigem teega. I'm okay with that. No nii. Mis on järgmine, ma kohe peast ei teagi. Lähme kohe edasi. Meil on jelly sandaalid, mis siis eestikeelset alternatiivi sellele pole, aga need on Tembu masussid. Nad on nagu sükesest läbipaistvast, kergelt sädelevast materjalist sandaalid, natuke nagu, mida sa kannaksid ujulas. Ja või reisil, vaata, lähed sinna kivisesse põhjaga meres. Just. Sükesed ujumissandaalid, aga kõige haigem on see, et Vogue loved these. Kõik need parempoolsed 3 paari olid nagu näited Vogue'i ajakirjast, et milliseid jelly sandaale sa võiksid osta. Ja kui ma ei oleks mingi Sri Lankal kuskil ranna ääres, võib-olla ma paneksid jalga, et enda arbuusi osta kõrval putkast. Aga nagu Eestis, kui ma kõnnin nendega kuskile Rocca al Mare keskusesse, ma reaalselt vist... Ma paneks silmad kinni. Ei no kui sul on see, siis sul on vaja vaata seda vanaemade seda kotti, mida saab nagu nende ratastega koos sõidutada. Vot see on nagu aktsepteeritav. Ma ei suudaks. Lõpeta ära. Ei, jälle muidugi varbad. mitte. Paneme varbad kinni. Nagu no need on suvetrendid. Katame varbad nii, ära. Nii, et minu meelest suvel on oluline, et jalg hingaks. Ja, et jalg peab hingama. Hinga ise jõuab jalga. No, vaata, minu meelest ma näen seda praktilist visiooni ja ma pean ütlema, et kõik need parempoolsed väga high fashion alternatiivid mulle ei meeldi, aga see klassikaline siuke sandaal, kus sul ongi nagu, no seda on üliraske seletada, aga see sandaali kuju, mis meil siin vasakul on, mulle meeldib. Ja spetsiifiliselt alumine paar on kole sitakollane, aga see ülemine paar, jällegi, mul on nõrkus unikaalsete jalanõude vastu. Nagu, võt ma paneks siuksed tais jalga. Ma läheks nendega kivises rannas ujuma. Ma loodan, et need on kanna tagant ikkagi kinni, mitte lihtsalt slip-onid. Kas need on mugavad? No ja ma loodan, et on. Võt, kui ei ole, siis on ei. See on jälle jäik. See on jäik. Nagu... Okei, hea point. Sest nagu, kuidas see saab olla pehme? Kõik ju kohe kannad katki. Ma vist hindasin praegu esteetikat lihtsalt ja praktilises mõttes pigem vist ei. No selge. Oota, ma küsin korra siin, mida te arvate nendest tabby shoesidest? Miks ma neid ei pannud siia? Oh my god, tõsi. Minule reas for the longest time mulle üldse ei meeldinud. Ja siis ma üks päev ärkasin, siis ma ei nagu, my son Margiela. Ja neile, kes ei tea, tabby kingad, kujuta ette siukest klassikalist siis, mis ta on nagu balleriina king või? Neid on vaata tähtis, neid on saapaid, neid on... Ma mõtlen originaal, kus selgitada inimestele. No balleriina, mis on nagu kabjaga. Kus on see... kus on väike süke peenike, pael läheb sul üle nagu selle kuradi pahlu või asja on ju. Ja siis selle asemel, et sul on lihtsalt ümarking otsast, sul on see ümarking on tehtud 2. Sul on nagu varba vahe sinne sisse joonistatud. Kui tahate näha, minge guugeldage tabby shoes. T-A-B-I. Ei, T-A-B-B-Y. Ei. Tabi. Need on tabi või? Tabi shoes. Just praegu guugeldasin, Maria, just praegu. Tabi. Kingad. Ja selleks sul peavad olema erilised sokid et sul suurvarvas on ühes compartmentes, ülejäänud varbad on teises.
ja see on nagu the new hot thing. Lugu. Kunagi, kui ma väiksena käisin trennis, siis seal müüdi nagu trenni ees neid varba varba eralduvad ja väike Laura 6. klassis siis ostis need või minu ema ostis need mulle ja ma läksin nendega kehalise kasvatuse tundi ja mind vist pidi nagu kiusati maatasa. Need olid lihtsalt iga varvas on eraldi. See, kus iga varvas on eraldi. Need, mis nagu, ja, nii et ma olen kunagi trendidega kaasas käinud. Sa alustasid selle trendiga? Ja. Aga need tabid on nagu chic. Need, mis ma olen näinud, nad üritatakse teha chic. Nad lähevad minu jaoks natukene nende ketsusside alla. Kas nad on praktilised? Ei, aga neil on äge stiil. Aga näiteks nende tabidega, vaata... Ma ei tea, kas neil ei ole nagu piisavalt sükest vau-efekti, et mina näiteks vist läheks ja ostaks. Mina Loki ostaks, aga ma ostaks nagu mingisugused, tegelikult ma ei tea, kas neid tehakse platvormiga. Kui neil oleks nagu väike platvorm. Ma ei kujuta kinga platvormiga. Mul on ju, sa eelmine kord siuksed, see mis ütlesid ka, et laadad. Kui siuke oleks tabi, Loki oleks väga lahe. Ehk tabi kingad on no meil vist süke neutraalne, 50-50. Okei, oota, kas nüüd tuleb, ma vaatan, kas nüüd tuleb viimane või? Sest nüüd tuleb viimane trend ja see tekitab diskussiooni. No nii. Nii, et olgem valmis, me räägime labubudest. Labubudest, kes ei ole kursis, siis nüüd apparently on moes panna oma ilusa käekoti külge üks siuke kole nässu. Siuke nagu kaisuloom. Ja te peate lihtsalt nägema, seda on nii raske seletada. Ja teate, mis ma tegin ChatGPT-ga natukene koostööd, sest minu jaoks jäi nagu segaseks. Eile ma käisin TikTokis ja need on nüüd Eestisse ka jõudnud. Ja ma nägin Aalike TikToki, Villem Trillemi TikToki. Ja vahepeal need olid ainult välismaal, nüüd värskelt Eestisse jõudnud labubud. Ma küsisin chatilt, mis on labubu fenomen ja ta vastas mulle niimoodi. Labubu fenomen viitab populaarse disainertöö tegelaskuju labubu tohutule populaarsusele peamiselt Aasias, eriti Hiinas ja Kagu-Aasia riikides, aga ka üle maailma kollektsionääride seas. Labubu on väike fantaasiategelane, kelle lõi ka Xing Lung, Hongkongi kunstnik ja illustraator. Tegelane on osa The Monsters nimelisest maailmast, mida toodab kuulus vinüülfiguuride tootja Popmart. Labubu näeb välja nagu karvane, veidi ulakas ja armsalt groteskne loomake, kellel on suured hambad, suur pea ja väga äratuntav ilme. Ja see praegune mood on siis neid panna oma käekottide külge, kuigi ma nägin, et meie heal sõbral Villem Trillemil oli see hiljuti pükste küljes, kui ta esines. See näeb välja nagu sa oleks lapsevanem, kes nagu sul on alati on hand selline nagu väike mänguasi. Ja samamoodi kottidel nagu kui mingile emmel oleks see nagu koti küljes väga geniaalne. Laps tuleb, mängib kotiga labubuga. Aga see näeb välja nagu Villemil oleks väike vend, keda ta nagu kaasa võttis ja siis ta annab talle kogu aeg selle, mina nüüd lavalt ära nagu. Ma panin ühe meemi ka. Mina saatsin neid meeme üli palju. Ja Laura saatis selle meemi ja ma kahjuks olen selle meemi poolt. Ma lihtsalt, vaata, ja see on minu stance. Okay. Ma mõistan kollektsionääride perspektiivi. Vaata, üks samm tagasi labubust on ju Sonny Angels ehk väiksed paljad kujukesed. Ja ma mõistan seda, et on äge midagi koguda. Noh, juba väiksest saati. Kleepsualbumid. No ma nüüd ei ole midagi kogunud, aga ma nagu täiega mõistan seda täiskasvanu tungi võtta midagi ja nagu oma kogu arendada. Et see on ka TikTokis on populaarne, et sa saad selle just see kontseptsioon, et sa ostad ta poest, aga sa ei tea, millise sa saad. Ma mõistan seda. Miks me peame selle käekoti külge panema? Või ma ei tea. Pükste või jope. No see pükste külge, samas kuigi vaata, kui Villem Trillem seda teeb, ma olen nagu... Aga vaata, Villem can pull anything off, aga vaata, kuidas see labubu on näha, aga ta jala poole. Ta on embarrassed, see labubu. Ta on nagu see väike laps, kes ei julge esinema minna või vanemaga rääkida, sest ta veidab niimoodi jala taha. Villem Trillem. Ja võib-olla Villem ei ole nagu hea näide, sest tõesti, ta on selles mõttes, ta on nagu fashionista, et ta võib kõike proovida. Aga vaata, kui mina show up iksin labubu vöö peal. Ma mõtlesin kõiki lollakas salaja sulle nalja pärast paneks külge selle. No, võt. Ei.
ma ei saa selle, nagu inglise keeles on väljend, I cannot get behind this. Ma saan mõttest aru ja et teha võib olla mingid hästi kalleid nagu käekotte ägedaks, lõbusaks. Aga kui ta oleks natukene väiksem, nagu mingid väikseid kujukesi, ta on reaalselt suurem kui see käekott. Kas ta tõid kooli endaga kaasa labubu või käekoti? Anna, mis sa arvad? Ma nõustun, et käekoti külge Anna jättis enda labubu koju lihtsalt täna. Jah, ma tegelikult peidan. Ma nõustun et nagu käekoti külge ei kõlba. Ei kõlban. Kas ma võib-olla paneksin selle oma padja kõrvale oma und valvama? Sure! Miks mitte? Pop Mart ju nagu neil teevad suht palju vaata neid mingeid teisi igasuguseid ja no mu õde, ma tean, tema nagu kogus mingeid anime neid tüübikesi, mis nagu näevad päris lahedad välja ja nagu mulle ka meeldib vist see mõte, et noh, seesama, et koguda midagi vaata, aga no ma ütlen üliausalt, ma teile juba ütlesin, aga mulle need meenutavad mingil määral meelde kunagisi neid jänesemütse, mida Raekoja platsilt sai osta. Need ülikarvased ja nagu suured. Et need on samast puust sinu. Kahjuks ma pean nõustuma. Ja vaata, üliväike detail, mis mind häirib on, et neil on see silt on ka. Ja miks peab olema? Seda silti sa ju ära ei saa lõigata, sest sa maksid nii palju selle eest. No Eestis praegu sa mingi 40 euriga. Ma saan aru, et Aasias need on mingi 10–15–20. Et siis sa ei maksa nii palju. Aga sa pead ju seda hoidma, et näidata, et see on päris. Aga käekoti küljes, see on nagu nii kole minu meelest. Kui ta oleks mini, ma kannaks, ta oleks nunjo, annaks sellist nagu spice'i asjal, aga... Vaata, eelmine trend oli, et sa paned nagu charme. Et sa personaliseerid oma koti, aga vaata, see ei ole enam personaalne, kui kõigil on samasugune karvane nässu seal küljes. Et pane midagi, mis sulle on iseloomulik ja ma võtaks ükskõik millise muu võtmehoidja, mis on mulle kuidagi personaalne mingile kaisukale. Aga vaata, minu meelest see charmide asi ka läks lõpuks liiale, nagu inimesed hakkasid riputama sinna mingeid huulepalsameid ja käetesoosi, nagu tampoone. Et me ei pea, või miks sa lihtsalt kosmeetikakoti või kanda oma kotis. Nagu vaata need mingid väiksed kirsid, mis olid lahedad, veel sinu see nime esitäht on ju. No siuksed mingi paar asja, see teeb lahedaks, aga jällegi, kas ma paneks selle, see ei ole Birkin, aga Birki külge pannakse ka. Pannaksegi, aga mulle ühesõnaga te teate, mis ma arvan. Isegi nende charmidega nagu, sa pead tegema maitsekalt seda. No ma räägin selle Vivienne Westwoodi kotiga, nagu miks see paks kett peab seal olema ja mis see punane junn seal küljes on. Ütle, et see kott ei näe parem välja ilma kõige selleta. Näeb, muidugi näeb. Ma naudin selle trendi olemasolu, aga ma ei tropiks nagu oma raha sinna. Ja kui te mind järgmine nädal näete, mine labubut ostma, siis lihtsalt vaadake teisele poole. Mis koti külge, sa paneks oma seljakoti külge selle või? Ma kujutate minu seda jõuksi seljakotti. Loogik too. Vaata, me oleme alati üks samm nende trendide peale hüppamast. Nagu iga kord, kui ma ütlen, et miski mulle ei meeldi, ma kunagi ei ütle seda liiga tõsiselt, sest ma kunagi ei tea, millal ma näen mingit ühte versiooni sellest, mis loogi meeldib. Et see on mu praegune arvamus. Ma tassin näidata, kommenteerige alla, kui te teate veel mingeid trende või et mis te arvate nendest. Millise peale te neist, mis me täna arutasime, isiklikult hüppaksite ja kõige parem, ärge hüppake ühegi peale. Tegelikult olgem ausalt, meil mitte kellelgi tõenäoliselt ei ole vaja uut asja. Mingi oma rada. Trendidega isegi peaaegu on lõbusam neid lihtsalt arutada. Ja need võivad jääda pooli. Ja TikTokis vaadata ja kommenteerida. Ja vaadata, kuidas teised seda teevad. Et tegelikult meie sõnum on see, et ärge ostke midagi, millest me just rääkisime. Võib-olla need kapriipüksid ja võib-olla need miu ketsi sussid. Aga ülejäänud minu jaoks jääb poodi. See on minu arvamus. Tahate ka mingid viimased sõnad? Viimane famous last words või midagi sellist? Ma võin öelda, et ma olen elevil vaadata, mis veel tuleb moodist. Need nagu Sonny Angels olid ka ägedad, labubud, nagu nad on ägedad, aga lihtsalt see ei ole minu maitse. Ehk ma hea meelega teeks veel ühe episoodi. Kui tuleb nagu võib-olla mingi talve poole, tuleb jälle mingi äge asi. Kui ma veel olen siin saatejuht. Anna. No mina julgustaks lihtsalt otsima enda stiili ja ma ei tea, kandma asju, mis tegelikult endale meeldivad. Ja mul on väga hea meel, et
see rohkem old money ja mingid sellised esteetikad on tulnud tagasi. Sellised klassikalisemad selles kontekstis on. Ja ma arvan, et see on üks asi, milles ma olen Varroga. Teate, mille me peame moodi tooma või? Kompressioonsukad. Või kompressor. Või kompressor. Ma tegin TikToki, kus ma nagu kogemata ütlesin kompressorsokid, kompressioonsokkide kohta ja igatahes mul on lümfiturse ja ma pean neid kandma ja iga kord, kui ja nüüd inimesed kirjutavad mulle, et nad kannavad neid kogu aeg, nad peavad tööl nagu 12 tundi seisma ja need on ülihead ja lennates tuleb näiteks neid kanda. Nii et visake nurka kapriideksad ja püksid ja toome kompressioonsukad. Üldse me peame tegema või arutama mingeid siukseid nagu veits nagu ma ei taha öelda väärakaid asju, aga nagu, et asjad, mis tegelikult on ülinormaalsed, aga millest ei räägita, vaata. Et ongi vaata mõtleme, mul ei tule mitte ükski teine asi pähe. Aga nagu praktika. No praktilised asjad. Praktilised asjad, ergonoomilised jalanõud. Need lampjala tallad. Lampjala tallad. No mul on vaja reaalselt. Sul ei ole või? Ma olen päris lähedal, et osta sandaalid omale. Nagu tead need, millega koolis käisid väiksena? Ja. Ma arvan, et kui keegi teeb natuke nunnjuma variandi, ma ostan. Ja ma nägin, kusjuures üks aasta oli Saaras olid Chanel'i nagu ühed nagu siuksed mustad litritega nagu mingid tüübid ja ma olin väga lähedal, et osta minu suurust polnud. Ma räägin, et nagu või need vaata, et selg sirgu hoida, vaata need kosmodisk või? Ma nägin reaalselt kosmodiski reklaami, kui ma olin 7 ja ma nagu, mul on vaja seda. Ja mul on siiamaani vaja seda. Minu meelest iga asi, mis tegelikult oma olemuselt on praktiline, nagu seda saab teha ägedaks. Me nagu oleme selles ajastus, minu meelest. Absoluutselt, jaa. No igal juhul tõmbamise otsad kokku, teiga oli väga tore neiud. Meil oli minu meelest väga tore vestlus. Sellised näevad meie vestlused iga päev välja. Ja nagu see päev, kui labuubud tulid netti, oli kohe see minu juures, no nii, labuubud, mis siin toimub. Et saite väikse sissevaate meie arutelule. Ma loodan, et teile meeldis. Minge kindlasti, esiteks andke teada ja minge siis jälgige meie Rannaväljaanne Instagrami, sellepärast, et me järgmistes osades plaanime käima lükata selle formaadi, et te saate ka enda arvamusi ja seisukohti saatesse tuua. Et see oleks täna näinud välja niimoodi, et ma tegelikult täpselt ei tea, kuidas. No nad oleks saatnud mingeid trende, mis on moes ja mis nemad tahaksid kanda. Hea point. Ja me kommenteerime. Mis me arvame? Just nimelt, et kui te tahate osa olla nende episoodide sisust ja kaasa rääkida, siis minge followige meie Instagrami. Rannavaljaanne ja minge pange Spotify's 5 tärni igal pool, kus te saate midagi kommenteerida, likeida, see tõenäoliselt aitab meid. Mitte tõenäoliselt, vaid kohe kindlasti. See kindlasti aitab meid, nii et tehke seda. Aitäh. Aitäh. Ja head päeva teile. Head päeva. Nägemist.